istun mina taas kord siin nende mänguasjadega, kivikestega ja mõtlen ja vaatan ja mõtlen ja huvitav, kas ma jõuan oma saadetega ka ühel hetkel nagu kuskile välja või nagu kohale või nagu kas ring saab täis või kuna lõpevad need Mailise saated lõpuks ära või kindlasti, nii nagu ühel päeval alustusid need saated, nii ühel päeval nad ka lõpevad ju, on ju nii? Kuid tänane saade nimega Sümbioos öeldi mulle juba lõuna ajal, see nimetus öeldi mulle juba, kes ütles mulle. See ongi seesama koht, et minu enda sisemine kõrgem mina või jumalikkus või see miski, milleks ma olen nii-öelda juba küpse. Et kui ma ise olen küpse sümbioossuse nägemiseks, tajumiseks kohal, siis ma saan seda ka hakata nagu nii-öelda avaldiseks tegema. Ma saan hakata seda avaldama. Sõnadesse panema ja video käima panema. Kui see sõna tuli sümbioos, räägi läbi sümbioossuse, seda, mida sa oma peas mõtetes oled niimoodi juba ühildunud, kokku pannud. Teate, läksin internetti ja vaatasin lausa, et mida see sõna sümbioos siis täpsemalt veel tähendab. Ma tean sümbioossust looduses. Looduses on sümbioossus hästi kõvasti olemas. Kõik need puud ja taimed ja seened ja mullaseened ja kogu see mets, kui on üks suur informatsioonivahetussüsteem ja internet andis mulle veel sellise, et see on nagu Vana-Kreeka sõnast koos elamine, millega sa koos elad. Ja nüüd ma proovingi selle saate, see on väga paljude saadete kokkuvõtte jälle, et ma kord räägin mõnest asjast nagu detailselt ja mõned saated on mul siis paljude saadete sümbioos ehk siis kokkuvõttes paljud informatsioonid, et kes päris esimest korda mu saadet juhtuvad vaatama, siis võimalik, et te päris nii-öelda lõpuni ei pruugi mind mõista või aru saada, millest ma nagu räägin. Sest et osad infokillud asuvad eelnevates vanades saadetes, on ju nii. Kuid proovin jääda taas kord hästi lihtsa kõneviisi, lihtsa eesti keele juurde ja rääkida siis sümbioossusest sinu eneseelus, inimese hingeteekonnal. Kuidas saab olla inimese hingeteekond sümbioosis kõikide teiste hingedega, meie lähedal, meie kõrval, meie lahkunutega ja meie tulevastega, kes meie ellu on veel tulemas. Kas sündimas või nii-öelda ilmumas kõrvalt suhted. Aga alustame algusest taas kord, et näete, ma olen siia, te vist näete siin, jah, ma näitan teile. Ma olen valinud siia 2 mänguasjakest, 2 kehakest ja panen nad siia kõige ette ritta ja siis on mul selline 2 rida kivikesi siin. 2 rida kivikesi. Need kõik on sündmused, elusündmused. Siin on justkui praegu paralleelselt 2 elu, sündmused ja siis kuni lõpuni selle elu sündmuse juurde, milleks on siis viimane väljahingamine. Ja siis toimub justkui selle keha mahajätmine ja eludevahelisse ellu üleminek. Nii. Ja
elu koosneb siis justkui sündmuste jada kuni viimase hingetõmbeni, välja hingamiseni ja saab minna eludevahelisse ellu. Nii, aga kuidas nüüd on niimoodi, ma olen seda küsimust teie käest juba tegelikult küsinud, et mõned sündmused meie eneseelus on justkui elukogemussündmused, elukogemus, elu lõpupoole täiskasvanuks, küpsemaks saades. Sa saad elukogenumaks, targemaks, elutargaks lõpuks siia, aga osad sündmused jäävad traumadeks. Et tegelikult kõik, mis meil elus toimub, on sündmus. Aga kuidas on nii, et osa sündmusi on elukogemus ja osa sündmusi jääb traumaks? Ma olen selle koha juba eelmistes saadetes ära maininud, mis see nagu oli, aga ma ütlen siinkohal veel üle, sest et see on koht, et kui sa sellest kohast nii-öelda taiplikkuse saad, siis sa saad aru ka, et sinu elutraumad võivad olla nii-öelda lihvimata teemandid. Senikaua, kui ta lihvimata, senikaua ta on lihtsalt üks must kivikene. Aga kui selle ära lihvida, siis sealt saab teemandi. Nii, lähme vaatame selle kriisi või selle trauma üle. Kuidas on nii öelda, et mingi elusündmus jääb traumaks ja trauma kui selline tegelikult, mis on trauma? Trauma on vastuvõtmata sündmus. Aga miks ta jäi vastuvõtmata? Miks ta lükatakse elust justkui nagu kõrvale? Ma ei mõtle selle peale, me ei räägi enam sellest, ma ei taha seda millestki teada, see on nii valus, see teeb mulle haiget ja elu läheb ju edasi, lähme ära edasi, lähme kiiresti, tuleks homne päev. See tähendab seda, et tegelikult on ta ju ainult sündmus. Sündmus ise, iga sündmus on informatsioon. Mõni informatsiooni võtad vastu ja saad targemaks. Sündmus toimub, võtad informatsiooni vastu, saad targemaks, elukogenumaks, elutargaks. Siin on sündmus. Sündmus on ise informatsioon, aga osa sellest see on nagu niivõrd raske, keeruline ja toimub kiiresti eemaldumine informatsioonist ja informatsiooni ei suudeta lõpuni vastu võtta. Mille pärast? Sest et antud situatsioonis sündmuse toimumise hetkel see nii-öelda inimene ei oma sündmuse vastuvõtmise jaoks piisavalt palju energeetilist ressurssi, et ellu jääda. Ja selle jaoks, et ellu jääda, tuleb see informatsioonist võimalikult kiiresti eemalduda, üle minna, et sa järgmisesse päeva, järgmisesse hetke, kas salata, põgeneda, eemalduda, unustada. Ehk siis peas on isegi selline koht, et sa saad panna sinna, ma ei mäleta seda sündmust justkui. Ja huvitav, kuidas on nii, et osad sündmuse informatsioonid sa suudad vastu võtta, sul on selle jaoks piisavalt eluolulist ressurssi ja osade sündmusi sa ei suuda vastu võtta, sest sa ei oma piisavalt eluolulist ressurssi, et see informatsioon saaks vastu võetud ja muutuks järgmistel elu edasi minemisel, muutuks elukogemuseks, muutuks tarkuseks, muutuks sinu tugevuseks. Millegipärast eemale lükates ta ei saa muutuda sinu tugevuseks. Ta hakkab väljendama sinu nõrkust. Ta läheb teisele poolele. Lugu on selles, et tegelikult on see, et iga sündmus, mis juhtub,
see sündmus ise omab teatud informatsiooni. Ja nüüd on see, et selle sündmuse ümber on veel teine kiht informatsiooni. Sündmus ise. Tegelikult meie lapsepõlve traumad, sündmus ise on tegelikult, ma toon siia taaskord ühe näite, ma võin tuua avarii näite, ma olen avarii näidet juba toonud, aga ma toon praegu, see avarii juhtub näiteks ära 1 sekundiga, on ju nii? Juhtub ära avarii, 1-2 sekundiga toimub avarii ära ja nüüd sa teadvustad, mul toimus avarii, sa saad kehaga, kui sa ei ole mälukaotust või midagi teinud ja isegi kui sa oled seal nii-öelda minestunud või nii-öelda sind elustatakse või midagi taolist, siis kui sa tuled teadvusele või sa oled teadvel ja nüüd tuleb selle avarii juurde teine kiht, mis juhtus ja mis see endaga kaasa tõi. Mu auto on lömmis, tema auto on lömmis, mis see maksab, mis see endaga kaasa toob. Nüüd ma ei saa tööl käia, kui ma ei saa tööl käia, siis ma ei saa palka, kui ma ei saa palka, siis ma ei saa oma võlga ära maksta. Ja nii edasi, ehk siis vallandub tohutult teine kiht informatsiooni, mille nii-öelda töötlusega sa ei saa hakkama ja lükkad selle avarii ja toimunud situatsiooni oma elust nii-öelda võimalikult kiiresti lähed sellest üle. Sest et see informatsioon, mis oli selles 2. ja 3. kihi peal, oli suurem kui sinu energeetiline ressurss selle vastuvõtmise jaoks, selle olukorra eest vastutuse jaoks olemas oli. Sul puudus vastav energeetiline ressurss selle ümbruses olevat informatsiooni vastu võtmast. Ja nüüd ongi taoline, et ma vist olen valmis teile praegu, ma võib-olla natukene hüppan, ma toon lisainformatsiooni teile juurde siia sellesse samasse temaatikasse. Ja kui ma siin juba praegu olen, siis meil kõigil on omad traumad, meil kõigil on oma enese selle konkreetse kehastuse väljakutsed, mille jaoks me selle kehastumise üldse ette võtsime. Kas on olemas mingi plaan, mida me tulime? Ma lähen maa peale kehastuma ja siis ma võtan seal ette seda ja seda, nagu selline eluloo raamat, mis me enne maa peale kehastumist juba nii-öelda kõrgemal tasemel hingegruppides kokku leppisime oma vahel. Ma selle koha pealt loeksin teile ühe väikese lõigu raamatust Ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline mina. Ma arvan, et ma tohiksin, mul ei ole otseselt luba küsitud, aga ma loen nii väikese lõigu siit, et ma arvan, et keegi ei pahanda selle peale. Veel enne sündi kannab su sisemine Jumal sinu hinge selle ümbruse ja perekonna juurde, mis on sulle tulevaseks eluks vajalikud. Niisugune magneetiline külgetõmme nagu elu eesmärgidki on ühest küljest ette määratud sellega, et eelmistes eludes sai õppinud elama armastuses ja omaksvõtus, aga teisest küljest sellega, et sinu tulevastel vanematel on lahendada oma isiklik probleem,
lapse, see tähendab sinu kaudu. nii saame ka seletada fakti, et tavaliselt nii vanematel kui lastel tuleb tegemist teha ühtede ja samade hingehaavadega. kui oled juba siia maailma sündinud, ei ole sa enam teadlik kogu oma minevikust, sest oled keskendunud oma hinge vajadustele. Su hing aga tahab, et võtaksid end omaks kõigi kogutud kogemuste, vigade, tugevate ja nõrkade külgede, soovide ja läbikukkumistega. See raamat ma soovitan väga paljudele, kes on enese arenguteekonnal, enese sisekaemuses, tahab teada, kes ta on, missugused on minu hingehaavad, millised on minu selle elu väljakutsumise eksamid, mida mina endale olen välja kutsunud ja mida mina teistes nagu indikaatorina nupule vajutan. nii. Alguses, kui sa sünnid, oma väikese inimese kehaga tuled, siis esimene eluetapp on sul äratundmisrõõm, et olen olemas, olen mina ise. Teine etapp, kannatus sellepärast, et olla ise ei tohi. Kolmas etapp, kriisiperiood, mäss, vastuhakk. Ja 4. etapp, et vältida kannatusi, annab laps alla ja lõpuks kujundab endast uue isiksuse, mis vastab täiskasvanute ootustele ja tahtmistele. Mina nimetan ka seda rolliks, rollimängud algavad peale ja sealt kujuneb selle ego rollimaski kandmine. Mõned inimesed jäävad pidama 3. etapis ja on kogu oma elu vastu tegutsemise, viha või vastuhaku seisundis. 3. ja 4. etapil me loomegi endale uued isiksused, maskid, sageli isegi mitu maski, mis kaitseksid meid teises etapis kogetud valu eest. Teine etapp oli siis kannatus sellepärast, et olla ise ei tohi. Nii, aga lähme tagasi. Kuidas ma saan seda loetud praegu siia teile toimetada? See ongi nüüd, et siin raamatus tegelikult kõik meie maailmas toimub, ei toimu. Kõik nad on, sinu elu on täis lihtsalt sündmuseid. Miks üks sündmus läheb hingehaavaks, läheb traumaks, aga teine sündmus on elukogemus? Ongi taoline, et nagu siingi praegu ette lugesin, on, et kui me käime kehast kehasse, elust elusse, siis me oleme mingil teekonnal. Millises teekonna etapis sina parasjagu oma hinge teekonnal asud? Nii, enamjaolt need, kes on vaadanud ja uurinud inimeste hingehaavade ja traumade sügavamaid tagamaid, siis enamjaolt nad lähevad viie enam tuntud hingehaava nimetuse alla, milleks on siis mahajätmine, hülgamine, ebaõiglus, reetmine ja alandus. Näiteks see inimene, kes ei suutnud siin oma seda nii-öelda seda avariid vastu võtta, kõik sellega, mis sellega kaasnes, mis ma tegin oma, ma ei tea, isa või ema auto katki või oma naise või mehe auto katki. Ma tegin katki ju ka teise inimese auto. Kas seal on ohvreid? Kas seal on palju vigastusi? Tuleb süü, kerkib ülesse. Mul on häbi, mul on piinlik, mul on süü, ühe korraga kõik need hästi palju emotsioone. Ja mis informatsioon, et ma olen nüüd süüdi oma ema ees, oma isa ees, oma abikaasa, oma laste ja selle inimese ees, kellega ma koos, või kellele ma otsa olen sõitnud või kellega ma koos avarii olen teinud.
ja aktiveerubki üks nendest 5 hingehaavast. Ja tegelikult need hingehaavad kutsutakse meie ellu juba 1. kuni 3., 4. eluaasta vahel ja suure tõenäosusega juba tegelikult sellel ajal, kui sa oled veel oma ema üsas. Ja nagu ma ennem siin ette lugesin, et kellegi lapseks sündinuna me tuleme oma ema-isa hingehaavade mustrite jälgedesse, et võtta seal ühel hetkel ja tulla sellest hingehaava osast viia see hingeareng tervenemisse. Lugu on tasakaalus. Me jõuamegi selle sõna sümbioossuseni, et kui miski ühel hetkel tekib niivõrd suur pingestatus, et toimub lahkulöömine, siis ühel hetkel see koht, mis peab olema koos, sest et informatsioon peab saama liikuda, kasvab sümbioossuses taas kord lähedale ja kokku. See mõte läks mul praegu hästi kaugele, aga ma toon ta laua peale tagasi ja proovime sellega edasi minna, mis on laua peal. Nii. Ja nüüd ongi see, et me ei ole ju maailmas üksi. Meiega on alati keegi. Meil on emad, isad, õed, vennad, suguvõsa, vereliin on. Meil on sõbrad, tuttavad, töökaaslased, abikaasad, suhted. Ja me kõik oleme sellega mingit moodi seotud. Kui me oleksime hiigel kaugel, siis ütleme nii, et siis ta jõuaks ka siia sündmusesse kohale ju. Kõik need eluolulised sündmused ja kellega see kõik on sündinud siia sündmusesse kokku jooksnud sinuga, sinu selle eluloo raamatusse kokku jooksnud, on tegelikult kõik millegi jaoks vajalik olnud. Sellist kohta, et seda sündmuse võib välja visata, no see on täiesti mõttetu. Aja raiskamine. See oli täielik raha raiskamine. Sellist kohta, vaata, kui sa kirjutad sündmused oma elust, eluloo raamatust välja, siis kallis inimene, sul on pool raamatut puudu. See oleks umbes nagu film, milles sa näed algust, milles sa näed lõppu, aga sisu nagu polegi. Tekibki see tühjuse tunne justkui. Ma ei tea, kes ma olen, mis ma olen, mida ma siin tahan, mis ma teen. See on nii mõttetu. Kallis inimene, kui sa enda sündmused, enda elust justkui välja kirjutad ja ei ole vaadanud sündmuses olevat informatsiooni, vaid sündmus toimus, aga see, mis sündmuse ümber toimus, see emotsionaalne virvarr seal ja lõpuks saad, see oli niisugune, ma raiskasin oma elust 10 aastat sinu peale, on ju. Ja see on nüüd siis tänupäev. Näiteks siin on sündmus, inimene jätab sind maha. Nii öelda, et sa saad mahajätmiskogemuse. Ja siis lähed tugevasse pettumusse. Ja sa kirjutad selle sündmus, sa lähed nii tugevasse pettumusse, et see, mis informatsioon, ma olin 10 aastat sinuga, ma pesin iga päev su sokke, tegin sulle süüa, pakkusin sulle patti, pakkusin sulle tekki. Armastasin sind hommikul, lõunal ja õhtul ja see on nüüd siis tänu selle eest või nagu. Ja seega sa ei saa seda vaadata, sest et sinu lugu, kuidas sina andsid endast kõik, aga tema läheb nagu jalutab ära, see on nii valus, see on nii kibe, see on nii pettumus, nii palju süüdistusi, nii palju reedetud saadud või selline. Sa kirjutad selle sündmuse eemale endast ära, et minna järgmistele elusündmustele ja tagasi ulatuvad, kui nad sa oled ta välja lülitanud, siis ka isegi kui sa siin sündmuse juures meenutad seda kohta,
siis sa võid siin suure suuga rääkida, et minu elu kõige raisatum aeg. Vat. Tegelikult on kõik sinu elusündmused väga olulised. Sa ei saa oma eluloo raamatust mitte ühtegi lehte välja rebida. Kui sa rebid välja, tahad ära põletada, tahad ära kustutada, tahad üle kirjutada, siis kes tahab ära kustutada? Kes tahab ära põletada? Kes tahab ära nagu, ma ei tea, ära unustada? Lõigake mu peast palun see koht välja, sest et ma ei saa hingata ka, sellepärast et mul on see sündmus siin. Hingata sa ei saa sellepärast, et see sündmuse ümber emotsionaalne kihistus on suurem üle võimenduses kui sündmus ise. Sündmus ise. Sündmused on tegelikult neutraalfoonil ainult sündmused, aga sina räägid ta nüüd ilusaks või räägid ta koledaks. Ja kuidas sa saad selle oma elu jutustuse? See on sinu eluloo raamat. Ja nüüd, kui sa jutustad oma eluloo ilusaks ja saad vastu võtta või jutustad oma eluloo koledaks, nõmedaks, mõttetuks, täiesti, miks ma üldse sündima pidin ja sama hästi võiks täna õhtul juba ära surra, on see, et sa see on see koht, mil emotsioonid on kõrgemad ja uputavamad kui sündmus ise. Nüüd me jõudsime emotsioonide juurde. Emotsioonidest on mul hästi palju saateid. Kuid mõte seisnebki selles, et kõik emotsioonid on sul õpitud. Kõik sinu kurbus näiteks on sul õpitud. Su rõõm on õpitud. Rõõm kui emotsioon on õpitud. Kõik emotsioonid on õpitud. Ja kuidas said vanemad need emotsioonid ja esivanemad, kes õpetasid neile ja siis nad õpetasid sulle kõiki neid emotsioone. Ongi see, et nüüd oleneb see, et mis sündmused, mis hingehaavad olid sinu emadel-isadel ja nendel esivanematel ja nendel esivanematel ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui sinu esivanemateks on osutunud ikkagi juba selline hing, et pikka viha ei tasu ikka pidada. Siis sa oled ka selle ära õppinud. Sinu viha võib olla siis üsna vihastad, aga ma ei tea, 3 tunni pärast juba naerad selle üle. See on ka õpitud vorm, kui pikka viha sa pead. Kui on kurbus, kui on lein, nutad, kui kaugele, sügavale sa lähed oma nutmisega. Kui sa elu üle ainult nii-öelda eufooriliselt naerad, pidevate sündmuste üle nagu naerad ja naer on selleks abiks, mil sa saad minna edasi, siis võib olla ka tegemist selle, et iga emotsioonil on oma läbi toimumise aeg ja kuna me oleme sa tuled kehaga siia, siis selleks meil on siin ajamaatriks. Me tuleme siia aja sisse. Ja nagu sa aru saad, siis igal sündmusel on siin oma aeg. Iga sündmus sünnib, kulgeb ja saab läbi. Iga sündmus sünnib, kulgeb, lõpeb ära. Sünnib, kulgeb, lõpeb ära. Siis ka tegelikult
sinul kui sündmuses emotsionaalsetel nii-öelda ilmingutel on emotsiooni algus, kulgemine ja lõpetamine, lõpufaas vaja läbi teha. Lugu ongi nüüd selles, et sündmus ise võib olla juba möödas 10, 20, 30 aastat, aga sa ei ole tulnud emotsionaalsest sündmusest veel välja ja emotsioon endiselt veel kestab sinu enda sees. Mõnikord on niimoodi, et toimub, keegi sureb ära. No ikka inimesed surevad ju meie ümber ära, on ju nii. Ja peaks toimuma justkui nagu leinaperiood. Iga surma juures on vaja läbida leinaperiood. Aga kui inimene hüppab sellest üle, ma eitan seda, mul ei ole selleks aega, mul on vaja, mul on projekte, mul on vaja, ma pean seal projekti vedama ja ma pean selle läbi tegema ja ma pean olema palka saama ja ma palgaga maksan seal oma maja laenu ja mul ei ole aega selliseks asjaks nagu selleks matuseks ja selleks leinamiseks. Ja siis aastaid hiljem iga sündmuse juurde kuulub oma täiesti loomulik emotsioonide algus, kulgemise ja lõpu süstemaatika. See emotsionaalne süstemaatika on oluliseks nüansiks, et sündmus ei läheks kõrvale lükkamisele, vaid läheks elu kogemise üheks osaks vastuvõtmiseks. Meil ei ole õpetatud. Meil ei ole väga head õpetust ja eeskuju olnud emotsioonide, nii-öelda kuidas emotsioon alguse saab, kuidas ta kulgeb, kuidas lõpust välja tulla. No, väikestele lastele ikka öeldakse, et oi, pill tuleb ikka ilu peale. No, kuidas nad seal müllavad ja müravad ja müravad ja müravad ja lõpuks ikka pead pidi või hammast pidi koos ja veri väljas ja see ongi see sama koht, et kui minna väga tugevalt mingi emotsiooniga üle võimendusse, siis ta toimub äkkine emotsiooni lõpetamise nii-öelda. Ja kui sa eirad emotsiooni, mis on loomulik mingi sündmuse informatsiooni vastuvõtmiseks, eirad, ei, mul pole aega kurvastamiseks, mul pole aega leinamiseks ja lähed edasi ja siis sa ühel hetkel keset elu kõige, ma ei tea, järgmist sündmust leiad ennast hoopis leina emotsioonis. Ja leina emotsioon muudkui kulgeb ja kulgeb ja kulgeb, sa ei saa sellest välja, lõpuks see muutub stressiks, stress läheb depressiooniks ja depressioonina tulevad sulle juba muud sümptomid sinna juurde, nii-öelda. Ühesõnaga, sümbioossus oli tänase saate, ma proovin ikka niimoodi muudkui formaati ennast hoida, et ma väga laiali ei jookseks oma looga. Ja miks ma just kaks lugu olen siia kõrvuti pannud? Et üks lugu ongi selles, et me oleme hinge arengul. Kõik sündmused meie elus on äärmiselt olulised. Kõik emotsioonid meie elus on äärmiselt olulised. Kuid oskus neid vastu võtta, informatsiooni vastu võtta, just sellisena, mis ta on. Tunnistada, alistuda. Kui sul on mingi sündmus, mille taga on veel endiselt, kui sa selle sündmust meenutad, võtad oma elulooraamatu selle lehekülje lahti seal ja meenutad seda kohta ja sul viskab ülesse, mingi, ma ei saa, see on valus, sul hääl hakkab värisema, sul klomp tuleb kurku, sul pea hakkab valutama, sa tahad kuskile, oi, ma pean jalutama minema, oi, see, või nii öelda, et näiteks näed kuskil küünalt põlemas.
ja siis tuleb sulle see leinamise, mahasurumise lugu meelde ja küünal põleb, aga sina lähed kurvaks ja hakkad nutma. Ehk siis lugu ongi selles, et ülejäänud maailm hakkab sulle nina ette pakkuma situatsioonide, olukordade, sümbolite, et mis on foonil, sa foonil näed küünalt, aga taustal on vastuvõtmata kurbus ja sa hakkad nutma. Kuidas saab küünal panna inimest nutma? Aga sellepärast, et ta on seotud, et pane küünlale veel must lint ümber ja sinu läbi vastu võtmata lein selle inimese lahkumise, kes on su elust lahkunud. Ükstapuha, millist musta linti sa oma elus näed. Musta raami näed, musta seal seda kirstuautot näed või midagi taolist. See on sümbolkeeles maailm, toob sulle nina ette selle loo, mida sina on liiga valus, mida sa oled unustanud või sa oled maha salanud. Sa ei taha seda meenutada, sa ei saa sellest rääkida. See elukogemus ei ole vastu võtnud ja nii su elu näeb välja selline auguline ja lünklik. Miks sa ei tunne ennast nagu siin teatud küpsuse juures juba targana, elukogenuna? Miks sa ei suuda mõista inimesi siin ümberringi, mis toimub inimestel? On see, et kui sul oleksid oma kogemused vastu võetud, siis sa saaksid ka mõista ju teisi inimesi, kes on antud sündmuste juures ja teatud emotsionaalsetes nii-öelda virvarrides veel. Kui sina oma sündmused oled kõrvale lükanud, vastu ei ole võtnud, siis seda virelamalt sa oma ennast oma elus ja kannatuses tunned. Seda auklikum on sinu informatsioon. See oleks raamat, milles on iga mingi aja tagant on 10 lehte puudu, iga mingi aja tagant on jälle 10 lehte puudu. See on nagu film, millest 1 minut vaatad, 10 minutit on must pilt. 1 minut vaatad, jälle 10 minutit on must pilt. See on ju väga ebahuvitav film, on ju nii? Sa ei tahagi sellist filmi vaadata, on ju nii? Ehk siis ja nüüd veel huvitav koht on see, et näiteks kui see on su ema lugu ja see on su isa lugu ja siin on mingi sündmus, mingi trauma, mis on neil seotud hingehaavaga, siis tihtipeale ju lapsed, nagu siingi raamatus ma lõigu ette lugesin, et lapsed sünnivad oma ema-isade hingehaavade kingade sisse justkui. Siis sina tuled siin oma kehaga, no ma pannan sulle siin oma kehad, no vaata, meil on üks vinnipuhh ja üks tüdruk siin. Sina tuled oma kehaga ja sünnid oma ema-isa hingehaavade koha peale. Sillaks, justkui sillaks, energeetiliseks sillaks. Sest sinul väikse inimese hingena on veel eluenergia ressurss laes, väga kõrge, ülikõrge. Ja oma eluenergia ressursiga sa saad kinni katta ja aidata üle need kohad, kus sinu ema, isa ja vereliin on läinud justkui katkemisele. Mõnikord on niimoodi, et ema, isa ees
justkui peavad juba nagu ära surema, et sina saaksid nende hingehaavast siin vabaks. Sest et kui inimene ära sureb, siis tegelikult kogu tema elulugu endiselt jookseb justkui raamatuks kokku tagasi. Ja need raamatud, need eluloo raamatud on tegelikult olemas elulugude raamatukogus, mis on olemas vaimumaailmas. Vaimumaailm on kõikide informatsioonide kogu. Akashi kroonikateks nimetatakse neid kohti. Akashi kroonikatesse saab minna sisse neid elulugusid lugema. Kes on harjutanud, kes saavad sinna sissepääsu, kellel on nii-öelda seal raamatukogus on ka raamatukogu hoidjad ja abistajad, et elulugude raamatukokku minnes, kus see asub. See on ühtlase kiine siin samas olemas. See on informatsiooniväljad on asja nimeks. Ja minnes sinna, seal on olemas sinu eelmiste elude informatsioonid, ka tulevaste, kuid lugu on selles, et sinu minemised, justkui eelmised ja sinu tulemised on tegelikult, kogu aeg siinsamas ühes ja samas hetkes kogu aeg olemas ja toimumas. Ja see on järgmise saate teema. Jääme selle teema juurde praegu. Nii. Ehk siis ma jõudsin ära mainida, et mõnikord on vaja, et ema-isa eest lahkuvad ära ja sa pääsed justkui mingitest nagu sellistest müstilistest nagu raskusahelatest välja ja saad oma elu hakata nagu täisväärtuslikumalt kokku uuesti koondama, kui sa oled selle ema-isa lahkumise leinaperioodi läbi teinud, oma eluressurssi uuesti kokku koondanud ja järgmise elusündmuse juurde edasi läinud. Nii. Ja mis ma tahan veel mainida siin, miks ma need paralleelselt olen siia pannud, on see, et ma toon mõningased näiteid hakkan tooma ja ilmselt need näited on see, et mis loovad teil rohkem seoseid, et kui minu näidetest te saate samastumist. Jaa, mu elus on olnud ka see koht ja et siis te rohkem nagu tekib seda mõistmise kohta. Näiteks võtame siit selle reetmise hingehaava saada reedetud. Keegi reetis kedagi, keegi pettis kedagi. Nii, aga miks toimub petmine? Üks petab teist inimest ja siis läbi selle petmise tuleb nagu suur lahkuminemine ja see lahutus on mõlematele nagu selline trauma ja väga suur üleelamine ja aastaid jäädakse süüdistama üksteist ja taoliselt. Lisaks nendele hingehaavadele, mis ma siin praegu ette lugesin, mis on nagu enam levinumad, oli hülgamine, mahajätmine, ebaõiglus, reetmine ja alandus, siis iga selle hingehaava juures on veel selline seos, et kas läbitakse austuse, nimetame eksamiks praegu, austuse eksamit, aususe eksamit, andestuse eksamit, avatuse või andmise eksamit. Ja mis on veel omakorda seotud sellega, et millist armastuse keelt sa oskad rääkida. Armastuse keelteks omakorda nii-öelda on olemas siis tunnustamise keel, on puudutamise keel, on kvaliteetaeg keel, on kingituste keel ja on teenindamise keel. Seega hingehaavad, ma kordan veel kord üle, sest neid
omavahel ühenduslülisid, millest tekib see suur sümbioossus siis jah. Hingehaavadeks on siis hülgamine, mahajätmine, ebaõiglus, reetmine või alandus, mis on omakorda seotud sellise asjaga nagu ausus, austus, andestus, avatus ja andmine, mis on omakorda seotud armastuse keeltega, milleks on siis tunnustus, puudutus, kvaliteet, aeg, kingitused ja teenindus. Nii, võtame uuesti näiteks abielu lahutuse, jah? Keegi pettis kedagi. Nii, ütleme niimoodi, et siin on, oletame, et see on tüdruk ja see on poiss siin. Ja võtame klassikalise näite, et poiss petab tüdrukut. Nii, poiss petab tüdrukut, tulemuseks mõlemad saavad endale nagu lahkuminemise kogemuse. Aga miks poiss läheb petmisele? Miks tüdruk läheb saab petetud? Aga selleks, et saada reedetud, saada petetud, eksamit läbi teha, peab ju keegi teda petma. Keegi peab võtma selle sündmuse läbitegemisele. Aga miks poiss läheb petmisele? Sest et poiss ise läheb petmisele sellepärast, et ta teeb läbi aususe eksamit. Aga tema armastuse keeleks on näiteks seal saada puudutatud. Et võib-olla siin tüdruku armastuse keeleks on hoopis tema on superteenindaja. Aga poiss vajab puudutusi. Poiss puudutust ei saa. Poiss läheb kuskilt mujalt puudutusi otsima. Ise tehes seega aususe eksamit. Ta ei saa kuidagi tüdrukule öelda, et ta vajab tegelikult hellitamist, sõna otseses mõttes puudutamist, paitamist, võib-olla tunnustamist ka juurde. Ta ei saa seda kuidagi öelda, aga ta leiab kellegi kuskilt alati. On see, mis on tema selline, mille poole, mis on tema ihaluseks. Ja kuna ta oma aususeksamit tehes ei suuda seda ausalt tüdrukule välja öelda, sest et oota mida, sa oled mees ja sa vajad nagu, ma ei tea, paitamist või? Võib-olla saab siin veel tõrksa olemise, kuule, sul on 2 kätt kasuta, on ju. Võib-olla saab veel mingi tõrksa nii-öelda sõnumi siit. Et kõik see, kuidas keegi mõtleb, tunneb, käitub, ütleb ja mismoodi ja mis kontekstis on kõik selle jaoks, et miski on millegi jaoks kogu aeg üles kutsutud ja vajalik. Nii, aususe eksamist poiss kukub läbi, ta ei suuda tunnistada, tema armastuse keeleks on palun puuduta mind, palun tunnusta mind. Kui ta seda siit kodust ei saa, siis ta läheb, otsib seda kuskilt mujalt. Ja aususe eksamilt kukub läbi, tõde tuleb ilmsiks. Tõde omakorda see, et tüdruk saab saadud reedetud, sest et temal näiteks aususe eksam on juba läbitud, seega tema ausus see ongi nii keeruline sümbioossus, et iga suhe, iga hetk, iga sündmus on nii huvitavalt sümbioossuses oma vahel, et nagu läbi ja lõhki näha tema sümbioossuse
kõige tagasiulatuvamaid tagamaid. Selle jaoks peab olema küll vist, ma ei tea, selgeltnägemise, ma ei tea, no jumal ise võib-olla tõesti ainult näeb seda kohta. Et mina siin oma kivikestega mängides suudangi praegu ainult mõista täpselt selle informatsiooni lõikes, mida mina inimeseks olemise informatsioonina ära õppinud, kogenud ja vastu võtnud olen. Mina suudan, ma mõistan inimesi, kes valetavad, sest et neil on mingi hirm. Hirm selle ees, et ma ei saa olla aus ja öelda välja, mida ma tegelikult tahan, mis ma tegelikult vajan, mis on minu hinge vajaduslikkused. Ja lugu ongi selles, et on sündmus ja iga sündmuse taga on mingi emotsioon. Selle sündmuse taga emotsioon, hirm. Rääkida välja oma vajaduslikkused, sest et järsku nende peale öeldakse jälle mingi tõre sõna. Siis ma leian kedagi, et me alati leidub maailmas see koht, see kedagi, see miski, see olukord, see situatsioon jõuab alati meieni, et samas see petmise situatsioon ei ole hea või halb. Mõlemal on siin omad, üks on väljakutsuja, teine on väljakutsumise vastuvõtja. Ja mõlemal on oma väljakutse ja mõlemal on oma vastuvõtmiskoht. Aga kuna mõlemad ei saa selle situatsiooni või nii-öelda elusündmusega hakkama ja toimub siis lahkuminemine. Ei nähta eksamit, ei nähta hingehaava, ei nähta hingehaavaga seotud nii-öelda seda, kas austust, ausust, andestust, avatust või andmist ja ei nähta armastuse keele väljendusi, ei mõisteta, sest et sa räägid teises keeles. Tüdruku armastuse keeleks oli ju olla teenindatud, ta teenindas, aga tüdruk ise vajas näiteks midagi muud, kingitusi või kvaliteetaega vastu. Et kui vaadata hästi lahtiste ja avatud silmadega sündmust ise, jätta kõrvale kõik ülekäivad emotsioonid või allasurutud emotsioonid. Mõlemad pidi. Sa ei saa alla suruda ja sa ei saa üle võlli minna. Igal juhul ta muutub karmaatiliseks. Kui sa üle võlli peksad, siis asi läheb katki. Kui sa üleni alla surud, siis ka läheb asi katki. Ja see suhe lähebki katki. Aga see katkiminek iseenesest ei ole jälle hea või halb. Lihtsalt see oli seesama koht sellest samast raamatust. Su hing aga tahab, et võtaksid end omaks kõigi kogutud kogemuste, vigade, tugevate ja nõrkade külgede, soovide ja läbikukkumistega. Ehk siis lugu see, et eluloo raamat on selline, nagu ta on. Ta ei ole hea raamat, halb raamat, ilus, kole, draama, fantaasia. Ta on praegu selle kehastuse, need sündmused, mis leidsid aset. Meie inimesena, kes me jutustame seda oma lugu ja kogeme seda lugu kui oma enese elu muinasjuttu, on see koht, et ühel hetkel oma elus, kui sa oled saavutanud teatud küpsuse, siis sa saad aru, et sa justkui nagu ärkad oma enese eluloo raamatus ülesse. Saad teada, et sa oled oma eluloo raamatus peaosa täitja rollis. Saad teada, kes on kõrvalosa täitja rollid. Saad teada, kas sa ise kirjutad endale oma eluloo raamatu stsenaariumi
või kes kirjutab sinu eluloo raamatu stsenaariumi ja kas kõik raamat on juba kuskil kõrgemal ennem kokku ära räägitud, kokku lepitud? Ütlen ausalt, ei ole. Kokku lepitud on see koht tegelikult, mida hakatakse selles konkreetses hinge teekonna protsessil oleks järgmisena vaja läbi kogeda, et hing saaks järgmisele arengule edasi minna. See on umbes nagu seeme. Seeme ei saa korraga hakata õit tegema. Seemnest peab ju alguses tulema see juur. Siis peab tulema võrse, esimesed 2 lehte, siis järgmised lehed, tuleb varrs. Varre otsas hakkab alles moodustuma see õiekene. Ja alles kui õis on kosunud, see toimub seestpoolt väljapoole, seemnest seestpoolt väljapoole. Ja mõte seisneb selles, et seeme näiteks ise ei tea, et mingi mesimumm on veel kuskil olemas. Ja peab tulema ja tolmeldama seda nii-öelda. Seeme isegi seemne filosoofia eraldi on muidugi hästi suur. Seemnes on, ma ei tea, maailma kõiksuse DNA võib seal kirjas olla, on ju nii. Ehk siis, kui vaadata, et seeme ise on üli tark, aga missugusel eluperioodil sina tuled ärkvele, kas sa tuled juurdumise perioodil, 2 lehe faasis, 3, 10 lehe faasis või selles faasis, et kõik õied on lahti ja mesimummud käivad edasi-tagasi ja sa ärkad selle üles, et mina tegin need õied või saad aru, et sa leiad selle, et sa saad nagu, sa tuled teadvele iseendaks olemise hetkel. Nüüd ongi, et inimese elus ongi see, et millise elusündmuse juures sa ärkad üles või tuled teadvele oma enese sees olevast loo jutustamise hetkel. On olemas ju inimesi, kes ei mõista seda saadet, kes ei mõistaks seda, mida ma räägin, kes, see on mõttetu, see on jama, kes see Mailis veel üldse on, ta ei ole kooliski käinud, halloo, saad aru? Ja teiseks võib olla siin ju inimesi, kes hakkaksid nüüd mõistma, selle inimese sündmused, minu sündmused, kuidas me saime kokku, kuidas me läksime lahku, kuidas me saime jälle kokku ja miks me mõnede inimestega oleme kogu elu kõrvuti, sest me jagame mõnede inimestega samasid hingehaavasid. Me jagame samasugust eksamite protsesse. Aususe, austuse, andestuse. Ja see on huvitav on see, et mõnikord on selleks, et austuse eksami ülesannet ära lahendada, sul on nagu ees mingisugune selline teadlik elu, figuur justkui või hea näide, keegi persoon on sul väga tugevas austuses ees, et sina saaksid eneseaustust hakata õppima. Et mida rohkem on sul ülivõrdelisi austus, oi, see on seal nii tark ja oi, austuses, oi, see on seal nii loll ja nii selline, üldse ei kõlba kuskile. Sa ise oled eneseaustuse eksami nii-öelda tehte juures antud momendil. Tehe on sul selline, aga tehte läbi tegemise jaoks sa lähedki, vaatad ühte, oi, kuidas sa ülistad ja siis sa vaatad teist poolt, oi, kuidas sa põlastad. Tehte läbi tegemise jaoks sa peadki nagu nii tipud kui alumised otsad läbi käima, et lõpuks keskteljel kokku saada ja asjast aru saada, et asja nimeks on austus enese
eluloo kulgemise austus, et sa austad kogu oma elu sündmuseid, kogu nende isikutega, kellega see seotud on, kaasa arvatud sina ise. Nii, toon veel mõned näited. On see, et andestus, ükstapuha, milline hingehaav sul on, kas see maha jäetud või hülgamine, sa ei suuda emale või isale andestada, et ta nagu läks ära, jättis pere maha või läks teise pere juurde või ebaõigluse hingehaava saanud. Et näiteks algpea, on olemas nagu tuumhaavad ja siis on olemas need kihistused seal justkui mis on seotud siis nii-öelda tuumhaav ja tuumhaava küljes on alati nagu sõnumina, lisainformatsioonina alati siis see, et millega ta veel nagu sümbioosselt seotud on. Andestus. Keegi kindlasti peab tegema midagi, mis on täiesti ebaandestusväärne tegu. Selline tegu, mida ei saaks andestada. Ja siis sa saad siin selle andestamise eksami. Aga andestamise eksamit tehes on näiteks sul seal veel see, et kas sa suudad olla piisavalt avatud sellele informatsioonile, mida see nii-öelda andestamatu sündmus, andestamatu isikuga, andestamatu sündmus sinus esile kutsus. Kui sa oled siin selles kinnises olekus ja sa ei tee ära andestamise eksami juures olevat vahetehet, milleks on avatud olemisega, olen nõus vaatama antud situatsiooni informatsiooni. Kui sa saad informatsiooni vaadatud avatud olekus, see vahetehe seal nii-öelda eksamil, te teate, et matemaatika eksamil on ka ju nii-öelda, et te peate ennem korrutama ja jagama, siis liitma ja lahutama. Ehk siis on seal olemas see, mis on see esmane ja mis on need järgmised tehted, et sa saaksid lõpptulemuse kätte. Tihti on see, et sul on segamini, mis on esmased tehted, mis on järgmised tehted ja mis on üldse eksam ja pigem on see liiga valus ja läheb kõrvale lükkamisele. Emotsioonid on need, mis annavad sulle aimu, mis eksamiga on tegemist. Ebaaususe eksam. Andestamatuse eksam. Andestamatus peaks olema midagi, mis oleks niivõrd andestamatu tegu teisel pool. Ja teisel pool näiteks andestamatuse tegu ja ütleme nii, et ei suutnud anda. Andmine. Andmine on justkui see, et mul on midagi väga palju. See andmine on seotud natukene samamoodi, mis on armastuse keelega, ma olen teenistuses, teenima. Aga andmine tähendab ka seda, et kui sinul inimesel on siin jutustuses, kuidas ta on vaene, aga iseendal on 1 000 000 raha konto peal, aga tema on ikka veel vaan nagu vaene. Justkui on ju. Et ta läheb selleks ihnuseks, ahnuseks ja kitsipuu, selleks kokku ja tema see nii-öelda esmane tehe on enda poole küüntega krabatud ja näiteks ei suuda seal
seda pärandust ära jagatud niimoodi, et lõpuks ta läbi kohtu saavutab mingisuguse andestamatuse kohtutulemi siin. Ja sina lähed siin, ma ei suuda andestada, sest see on andestamatu, mida sa korraldasid, sest et ebaõigluse hingehaav on see peatuumhaav, siis on see andestamatuse koht. Aga andestamatus jällegi kord on see, et andestamatuse taga on jälle lisainformatsioonina on emotsioone, on üle pea käivad ja jällegi elusündmust, mis toimus, jääb seisma, jääb aastateks seisma, vaikitakse maha, salata, nii-öelda ta ise peab tulema mulle ukse taha. Ja siis me saame selle asja nagu lõpuks korda. Kui tema ei tule, siis mina ka ei lähe. Vaata, see ongi see sama koht, et teie raamatud, teie elulood näevad välja vaata taolised. Mis nüüd toimub, kui teil ei ole elukogemust? Teil on lünklikud elukogemused. Lünklikkus tähendab seda, et teie elu energiaressurss ehk energiavool ei saa tulla. Te ei saa elukogemust kätte. Te ei saa tugevaks. Te ei saa justkui elutarkuse omandatud. Teie informatsioon on maha, see on informatsioon. Aga informatsioon tähendabki seda, et olete, kui te oleks vastu võetud, te omaksite elus palju kõrgemat informatiivsemat maailmavaadet. Teie silmaklapid ei oleks nii, vaid oleks 360 kraadi. Siis mul tuli veel meelde, mis mul on veel üks kohta veel rääkima. Informatsioonist rääkides tulin informatsiooni juurde. On see, et iga elusündmus, mis meil on kõrvale lükatud või niimoodi pandud, on see, et ütleme niimoodi, et looduses tühja kohta ei ole. Energial ei ole selline lükkan energia nagu kõrvale, ei kasuta. Ja siis on siin tühi koht. Ei. Lugu on selles, et iga sinu kõrvale lükatud trauma, hingehaav, vastuvõtmata lugu on alati, oled sa leidnud, sa oled tohutult nutikas ja kaval enda arust. Oled sa leidnud põgenemistoad nii-öelda. Põgenemistubadest on mul eraldi saated. Aga selleks on alati mingi, millega minna ennast seda olukorda lahendama. Või mõnikord on siin meil sünnivad meie lapsed nende kohtade peale. Või me paneme sinna õed või vennad. Mõni õde, mõni vend võib kellegi teise inimese õeks või vennaks olemisega tal aidata, lohutada, hoida, maksta kinni need võlad, mis kaasnevad selle või selle. Teise inimese eluloo raamatu lünkade täitmisel. On ju nii? Mõnikord pannakse siia isikud nende kohtade peale. Sõbrad, lapsed, tuttavad, õed, vennad, emad, isad ja mõnikord istub veel ammu lahkunud vanaemad ja vanaisad võivad ka veel siin silda omada. Aga mõnikord on see, et päris isikut pole panna, siis ma panen sinna mingisugusel nii-öelda, lugu peab olema tasakaalus. Kui sa väga palju informatsiooni eemale tõrjud, milles on energia, siis halloo, su elu kukuks üsna pea kokku, väga kiiresti kukuks kokku. Sa vajad siia, sa mõtled välja, sa oled mõtleja, sa oled ju oma muinasjutu jutustaja. Seega, sa mõtled siia kohe omale leevendus, lohutus, seletus, vabandustoa. Vabandustubades on väga tihti mingi, kui see eemale lükatud sündmus on enamjaolt negatiivne, siis see, millega sa kiiresti üritad oma elu tasakaalu, paati peab tasakaalus hoidma, sest et muidu ju emotsionaalne vesi jookseb sisse ja su paat läheb nagu põhja. Sa mõtled siia välja asendus, vabandus, lohutus, leevendus, võitluse, võistluse, konkureerimise ja põgenemistoad. Mul on väga palju nimetus nende kohtade peale teile välja öelda.
mõnikord on see suitsetamine, mõnikord on see alkohol, mõnikord on see nii-öelda, et kuidas saab alkohol, kui see on negatiivne, siis kuidas see alkohol siin saab positiivne olla. Lugu on selles, et kehale on ta negatiivne, aga vaimsusele, nii-öelda, ta midagi hoiab sinu sees sellel hetkel tasakaalus, et alkoholi võttes või tarbides sa saad ennast enam-vähem pinnal püsida, sest vastasel juhul see sündmuse informatsioon, emotsionaalne informatsioon neelaks ja tapaks sind ära. Seega ma joon ennast purju ja mul läheb meelest see informatsioon, mis mind tegelikult vastu võttes ära tapaks, sest ma antud momendil ei oma ressurssi, piisavalt ressurssi selle sündmuse vastuvõtmise jaoks. Aga mõned põgenemistoad muutuvad sõltuvaks, te jääte sõltuvaks. Mõned põgenemistoad on üsna tervislikud. Naeruteraapia näiteks. Ühesõnaga, te väga hästi teate, mis sündmused olete enda elust välja surunud, nii-öelda maha eitanud ja mis te vastatasuks siia olete endale üles ehitanud, et te olete veel endiselt elus, sest vastasel juhul oleksite te juba kuskil järgmises elus. Nii, aga kas see lohutus, see tuba saab asendada seda informatsiooni hinge arengu etappi? Ütleme niimoodi, et näiteks mõned asendustoad, see asendustoal, see on ka informatsioon, see on ka mingi sündmus. Sa lähed kas jooksma või rahustav söömine, emotsionaalne söömine näiteks. Väga tüüpiline on mingisuguse trauma informatsiooni mitte vastuvõtmine. Suitsetamine, alkohol, ravimid, ained, narkootikumid. Näiteks sul võib olla ka siin, ma lähen metsa jalutama. Kuidas saab metsa jalutama minek nii-öelda. Aga kui sa kasutad metsa jalutamist selle jaoks, et lohutada, leevendada, põgeneda, maha eitada seda sündmust, mille emotsioonid sul jälle sind nii-öelda nina ette ujuvad, ka jälle meelde tuletavad, siis sa tead, et mets on alati see, kus sa lähed, oled seal paar tundi, jalutad, oled ja sa tunned ennast jälle inimesena, ehk siis sa saad natukene lähemale iseendaks, kes sa tegelikult oled. Ja seal metsas, näiteks kui sa metsa oled hakanud armastama juba lapsepõlvest saadik, oled selle toa nii-öelda enda ja oled vahepeal ennast isegi, ma ei tea, botaanikuks või ma ei tea, loodusteadlaseks üles ehitanud, omale karjääri läbi selle põgenemistoa üles ehitanud, siis ma räägingi, et kogu sinu lugu ei ole hea või halb, su põgenemistuba ei ole hea või halb. Sa võid selle peale terve karjääri üles ehitada ja väga kõrgetasemeliseks loodusteadlaseks saada. Aga kui sinu sees istub hingehaav, vastuvõtmata kujul, mis endiselt toimuvad seal emotsionaalsed sõjad, puhangud, pingestatused, sest et see lugu tahab sinu raamatusse tagasi saada, sest sa ei saa midagi oma eluloo raamatust välja suruda, välja lõigata, läbi põletada, maha kritseldada, üle kirjutada. Lugu on selles, et vaata, kui sa nüüd sellesse kohta jõuad, tuled ärkvele, ma ei tea, keegi, ma ei tea, läbi selle saate, võib-olla keegi saab aimu oma sellest välja surutud maailmast ja sa saad oma loodusarmastuse põgenemistoa kõrvale
võtad vastu ka selle, miks sa omal ajal sinna metsa põgenesid. Mingi hirm oli, midagi sündmus, isa annab peksa, aga kui ma metsa põgenen, siis ma võib-olla ei saa täna peksa, on ju nii. Mingi hirmu pärast läksid põgenesid pidevalt metsa, said loodusteadlaseks läbi selle, sest et sa suurema osa oma lapsepõlvest veetsid puu taga hirmust värisedes, on ju. Kui sa nüüd lõpuks seda teada saad, ja nagu mõistad seda kohta. Ma kartsin isa. Isal oli viha. Miks isal oli viha? Sest et isal oli hingehaav. Aga mis oli isa hingehaav? Saad aru? Kui sa jõuad mõistmisele, arusaamani, sa süvened korraks, süvened temaatikasse. Ja siis sa vabastad siin selle omaaegse hirmu, mille pärast sina oma suures hirmus metsa jooksid. Ja sa ei karda enam inimesi. Sa armastad metsa selle pärast, et see oli sinu turvakodu. Siis sa integreerid selle elukogemuse siia sisse ja saad võib-olla hakata nii-öelda integreeritult. Sa saad omaks, võtad omaks, vaatad ära, mõistmisel, sa tuled mõistmisele ja jõuad arusaamisele, sa hakkad aru saama ja kui sa aru saad, siis tekib taiplikkus, läbi taiplikkuse tekib alles see koht, et see on tarkus, see on minu elu tarkus, see ei ole trauma, see ei ole lollus, see ei ole rumalus, see ei ole mõttetus. See on minu eluloo raamatu 10 lehekülge, mida ma ei ole lugenud mitte kunagi. Sest ma ei olegi isegi vaadanud sinna. Kui sa vaataksid sinna, siis on seal tähe haaval kirjutatud täpselt need 10 lehekülge olemas. Aga sul on alati mingisugune emotsioon, mis on üle, mil sa ei saa minna. Kas sul on häbi, kas sul on hirm, kas sul on piinlik, kas see on alandav, kas sa oled nii vihane, et sa ei saa sinna viha minna vaatama. Sest sa kardad uuesti seda viha kogeda. Aga nagu ma ütlesin, vihal on algus, kulgemine ja lõpp. Koged läbi, lõpp. Ta lõpeb ära. Kui ta jääb kõrvale, siis sa koged seda ja need vihapursked on täiesti kontrollimatud. Elu jälle toob sulle mingi olukorra, mingi situatsiooni ja täiesti kontrollimatu viha. Täiesti rahulik inimene ja sekundi pealt vihastab silmade eest, läheb nii mustaks, et lööb ennast, lööb teisi, vigastab maailma. Miks küll? Sest et viha oli tema pulbitseva maailma all niivõrd peidus. Nii. Las ma mõtlen, kus ma oma jutuga kohale olen jõudnud. Saade on väga pikaks veninud, kuid see on palju informatsiooni ja kõik see informatsioon on omavahel nagu ühenduses. Ja ülesärkamisest, et sa nagu iga elusündmus, sinu elusündmus on oluline, on väga oluline, on vajalik selle elu. Üks koht, mis on räägi. Nii. Ehk siis, kui mul on nad veel eraldi, ma ei ole teadlik, ma ei ole vaadanud, ma ei ole kursis, siis iga see emotsioon, mis siin on üle sellest informatsioonist, mis tegelikult toimus. Kas alandus paneb üle, kas häbi paneb üle, kas vihkamine paneb üle, kas põlastus paneb üle, mis on see emotsioon, mis paneb üle, kõik aeg paneb üle või mida surutakse alla, ei ole olemas, ma ei taha seda, see mind ei huvita. Ongi see, et nagu ma ütlesin, et
sulle jätkunud sellel elumomendil ressurssi, energeetilist ressurssi sündmuse vastuvõtmise jaoks. Ja nüüd on, kuhu su ressurss läheb siis? Ressurss läheb ju need ülekäivate või alla surutud emotsioonide kinnihoidmiseks. Nad muudkui korduvad ja korduvad ja korduvad. Siin alateadvusväljadel kogu aeg protsessid käivad, kogu aeg on sündmus, kogu aeg on see, et sa võid kellegi käest täkse saada uuesti. Kogu aeg on see, et keegi jätab sind maha, keegi hülgab sind, keegi reedab sind, keegi alandab sind. Kogu aeg on nagu maailmas ebaõiglus, nina ees on naaber on ebaõiglane, ma ei tea, seal valitsus on ebaõiglane, praegune, ma ei tea, maski kandmine on ebaõiglane. Saad aru, mis ma tahan öelda? Et maailm toob sulle nina ette täpselt need samad leheküljed, mida sina nagu, oled endast välja lõiganud või surunud või ära unustanud. Kõik see nõuab eraldi energiat. Kas ülekäivad emotsioonid või allasurutud emotsioonid nõuab eraldi energiat. Aga kui sul on energiakadu, kuskile läheb nagu ära ja sa ei tea, sa ei ole kursis. See sündmus oli nii ammu. Nojah, sa võisid olla 1, 2, 3, 4, 5 või ma ei tea, seal ka teismelise eas on meil need traumad ja traumad ja traumad ja kui ükshaaval hakata võtma neid, mida sa mäletad, siis nende alt tuleb välja järgmised ja järgmised ja järgmised. Kui sa need maha surud, nii-öelda, vastu ei võta, raamatust välja oled lükanud, kirjutanud, nii-öelda, siis sul on energiakadu. Energiakadu viib sind omakorda ju kriisidesse, eluolulistesse kriisidesse. Sul on suhete kriisid, sul on energiakriisid. Sul on rahavoogude kriisid. Ja need kõik omakorda mõjuvad ju lõpuks su füüsilisele kehale. Ja füüsilise keha üleval hoiuks on sul 4 väga olulist süsteemi. Sul on immuunsussüsteem, sul on närvisüsteem, lümfisüsteem ja hormonaalsüsteem. Nüüd oleneb sellest, mis on need emotsioonid, kus on sõlmed ja mis on need emotsioonid, millega sa leevendad. Nende omavaheline sümbioos loob nüüd selle, millise füüsilise süsteemile ta üle koormab või nii-öelda, kas ta üle koormab või ei anna eluolulist informatsiooni edasi, et immuunsussüsteem saaks ennast täisväärtuslikult üles ehitada. Et närvisüsteem, loetelu, et närvirakud ei taastu. On olemas tervenemisvõime ja on olemas isetervenemise võimed, on ju niimoodi, et kas ka kõige katkisema närvikavaga inimene võiks olla päris rahulik nii-öelda tüüp maailmas. Ma ei tea, võib-olla ma usun imedesse, aga nii on. Ühesõnaga, ta mõjub siis kas immuunsussüsteemile, närvisüsteemile, lümfisüsteemile või siis hormonaalsüsteemile. Ja nüüd ongi see, et ühel hetkel sinu elus teatud eluloo raamatu teises pooles, teatud vanusesse jõudes, hakkavad ilmnema sinu elus sümptomid. Ehk siis haigusnähud. Liigesed, pea valutab, ülekaal, alakaal, kõht kinni, kõht lahti, mida iganes, mingi sümptom on sul seal nii-öelda. Need sümptomid on kõik vihjed. Need sümptomid on kõik vihjed sellele, mis siin eespool, justkui eespool, ei ole eespool, praegu ka toimuvad, ei ole eespool ega tagapool, vaid nad kogu aeg
on sinu hetkes olemas. Sest hetk on kogu aeg hetk. Ta on kogu aeg, hetk nagu siin. Kõik informatsioon, kogu see, mida ma praegu rääkisin ja see, mis ma rääkimata unustasin, see on ka siin kogu aeg olemas. Vaat selline lugu. Nii, vaadates sümptomitele otsa, mille juured omakorda viivad ülekäivatele või allasurutud emotsioonidele. Ülekäivad või allasurutud emotsioonid on jälle omakorda seotud minu elu eksamite ehk hingehaavadega, mis on omakorda seotud kas aususe, austuse, andestuse, avatuse või andmisega, mis on omakorda seotud armastuse keeleväljendustega, milleks on siis tunnustus, puudutus, aeg, kvaliteetaeg, kingitused ehk siis nii-öelda kingitused või siis teisi keeliga nagu asjade jagamine, et ei olda kade, vaid jagatakse, maailm on jagamiseks, kõik asju saab jagada, autosid saab jagada, riideid saab jagada, tehnikat saab jagada, kui minul on üle ja sul on puudu, siis ma saan sulle seda jagada, ühesõnaga. Ja siis see viimane on teenindus, olla teenistuses. Et ja selline see maailm ongi. Ma ise sain aru, millest ma rääkisin. Ma ei tea, kuidas teie saite aru. Kas teile jõudis miskit pärale või oli liiga pikk ja liiga lai ja liiga segane ja liiga lohisev see saade, kuid informatsiooni selles on palju ja näete, kui kõik saaks integreeritud, siis tegelikult on see, et elu, kui sa integreerid ühe oma väljasurutud sündmuse, integreerid ära, vastu võtad, leiad rahu, kerguse, arusaama, mõistmise, siis tead, milleks on see koht, on see, et me tegelikult soovime saada, iga oma elu sündmus juhatab meid lähemale oma võimalikkuse jumalikkusele lähemale. Me oleme justkui allikast, sellest päris maailma alguse allikast, oma hinge arengult tuleme korraks nagu eemale voolamises, me teeme suure arenguringi tee ära ja jõuame, me oleme suundumuses ikkagi valguse poole tagasi. Ja mõne jaoks on veel seal, et me jõuame tühjusesse tagasi või valgusesse või pimedusse tagasi nii-öelda või Jumala juurde tagasi või nii-öelda, et see kõik on liikumises, suundumuses. Aga iga sündmus, mida me saame siin nii-öelda õppetunnina, eksamina, elu ülesandena, jõuame vastuvõtmisesse, rahusse, et kõik meie sündmused on täiesti rahulikult, sa saad rääkida neid, sa saad jutustada neid, sa saad nendest saadet teha, filmi teha. Sa saad oma lastelastele rääkida seda. Sa ei lähe sellega hauda, selle oma suure saladusega, vaid su hing muutub justkui nagu puhtamaks, säravamaks. Sära inimesed. Sa lähed kergemaks, kogu elulugu, kogu kehastumised lähevad järjest kergemaks, valgemaks, külluslikumaks, kuni ühel momendil sa saad oma selle täiesti kehastumisest üleni lunastuse ja sa ei pea tulema enam kehastusse ja saad hakata hinge arengult kõrgema hinge arengu etappi jõudma, et siis eludevahelises elus nõustama hakata neid hingesid, kes on maa peale tulemas kehastuma. Vat.
ja iga selle sündmuse vastuvõtmisel ja kogemuseks saamisel, kergusesse jõudmisel, siis sa saad oma sellesama hingeteekonna lunastusele lähemale ja lähemale ja lähemale. Ja ühel hetkel, jah, nagu ma mainisin, sa saavutad selle, et sa vabaned kehastumiste protsessidest. Ja mõned hinged tulevadki maa peale, et teile seda siin piltlikus kivikeste mänguasja keeles teile näidata. Aga sellegipoolest, tulles maa peale kehastuma, siis ma teen jälle need eluolulised sündmused läbi, ärkan ülesse, tulen teadvele, küsin, kuule, kas sa seda tead, mis ma teada sain? Kuule, aga mis sa teada said? Ehk siis toimub hästi sügavalt sümbioosne informatsioonide vahetus ja see ei toimu juba enam inimkeeles, vaid ta toimub kuskil sageduslikus foonis juba. Et tegelikult seda sama lugu on erinevas variatsioonis, erinevas maailma kohtades, etapis, erinevad inimesed, erinevas seletuskirjas palju näidatud, seletatud. Ja see on kogu aeg siinsamas meie nina all kogu aeg. Aga see nii kaua, kui sa oled vihane või häbis või pettumuses või solvumises või nördinud või nagu täiesti mõttetuses, ehk siis elu surmaorus nimetatakse seda, mida rohkem on sul neid lugusid siin ja sa viibid siin, emotsionaalselt siin, sa ei ole oma elus iseendaks olemise loos, vaid sa samastud oma elu välja nii-öelda vastuvõtmata protsessidega, siis siin ongi surmaorg ja siin ongi, siin ei ole sinu elu. Sinu elu on siin. Vaat sellised lood on siis siinpool sood, teisel pool sood on teised lood. Nii ma tänan, kes vaatasid, kes taipasid, kes ärkasid, kes ahaa ja võib-olla tõesti, kes suudavad korraks peatada oma enese selle elu kulgemise tempo, mul on kiire, mul ei ole aega ja kõik läheb nii hulluks ja ma võtan selle peale ühe tableti või ühe rahusti, peaasi, et ma rahunen maha ja suudan magama jääda ja homme ärkan ja olen ikka veel selle ratta peal, peatage see rong või peatage maailma, tahan maha minna. Ise sa valisid. Kõik see on sinu ise loodud. Ja kas sa oled seeme, sa oled juurega, oled sa mullast väljapoole tulnud juba, oled sa 2 lehe faasis, 3 lehe faasis, oled sa juba suur põõsas või oled sa juba pool puu või oled sa juba hiigelvana puu või oled sa nii suur puu, et kõik teised puud ei näegi sind, sa oled üle teiste puude nagu puu. Kõik on tõesti siin, praegu, nüüd ja kohe olemas, võimalik, nähtav ja kogetav ja oleneb lihtsalt tõesti sellest samast momendist, kus su hing oma teekonna arengul parasjagu asub. Ja ei ole alguse, nii-öelda, oi, nii noor ja nii loll hing ja nii vana ja nii hing. Ei. Iga vana hing on olnud kunagi noor hing ja iga noor hing saab ühel hetkel vanaks hingeks. Aga teate, mis ma panin veel, ükskord panin nagu tähele, on see, et me kõik oleme juba mitu korda olnud noored ja vanad. Seega meil on nagu
DNA, isegi kui me DNA, vaata seal on üks see osa on nimetatakse mingisugune tume osa, mida informatsiooni ei osata lugeda. Tead, on see osa, kus on informatsioon DNA-s ja siis on seal mingisugune osa, mingiks tume osa, nimetatakse rämps DNA-ks, ei ole ta midagi nii rämps. Kui sa lugeda ei oska, siis on tõesti tume maa sinu jaoks. Aga kui sa ühel päeval üles ärkad ja siis see DNA tume osa muutub sinu jaoks nähtavaks, mõistetavaks, loetavaks ja nüüd oleneb ainult sellest, et kui palju sinu maine nutikus ja arusaamisvõime suudab informatsiooni omastada, töödelda, mõista ja elu olulisse rakendusse, töösse ja avaldisse ehk siis tegevusse sisse integreerida. Vot nii, kui teile saade meeldis, sobis, te saite 1 sentimeetri võrra targemaks, säravamaks, siis te saate ka minu saateid toetada ja ma olen väga-väga tänulik inimestele, oma fännidele, kes ikka mu saateid on vaadanud ja mind toetanud. Ma tänan. Kindlasti jäi midagi, mis ma unustasin ja kindlasti jõudis ka siia midagi, mida ma saadet alustades ei tulnud meelde, mida siia sisse panna, et tuli täpselt see, mis tuli ja vaatasid need inimesed, kes vaatasid. Ja nii on. Ilusat ööd teile kõigile.